Ma elasin Tallinnas ja ma ei oleks ette kujutanud, et ma saan maal hakkama. Ma olen Budapestist pärit. See oli nii ja naa, et kord oli niimoodi, et minul tuli suurem tuhin peale, et et lähme tõesti maale, et oleme seal ja hakkame mingit asja seal aretama, mingit ettevõtlust, aga siis läks jälle minul üle, siis tuli jälle Lindal tuhin peale, et ikka lähme ja teeme, vaatame, mis saab, et noored ka, et kui tõesti välja ei tule, et siis alati on ju võimalik tagasi midagi muud tegema hakata. Miks on hea elada? Siin on hea rahulik, vaikne. Pole mingisugust siginat-saginat nagu suures linnas. Eks mõnes mõttes isegi võib-olla on positiivne küll see ka, et sa tunned nagu neid inimesi, seda kogukonda, et perega näiteks, kui mul lapsed siin õues mängivad, siis pole seda hirmu, et nad kuskil ära kaovad. Kui nad peaks kuskil majast kaugel minema, mis keegi ikka näeb ja teab ja siis kogukond moodustab sellise mõnusa turvalisuse ka. Ikka päris keeruline oli kogu see ettevõtmine siin, et kõige keerulisemaks teeb asja see, et sotsiaalne võrgustik alguses täielikult puudus, et üldse ei tundnud inimesi, ei teadnud, kuidas siin asjad käivad. Mind on aidatud ja ma teen koostööd ja vähemalt oma mõistusega, oma optimistliku intuitsiooniga ma olen oma riskid pigem madalaks sättinud. See konkreetne koht on mul 3. hooaega nüüd töös ja üldiselt vist rahva huvi vaikselt kasvab. Praegu on Venemaa turistide osakaal natukene vähenenud, aga nädalavahetus näitas, et jälle hakkab tulema. Usun, et toit, turism on need asjad, mis omad lähiaastakümnetel toidavad ehk loodusressursside baasil ka toidu tootmisse tuua metsasaadused ja täna kasutamata muud võimalused. Hirmu, sest et siin palgatöölisena ja siin elades ma juba olen nii palju häid suhteid loonud, et see ei ole nagu üksi minu ettevõtmine. Koostöö algab üksteise tundma õppimisest, üksteise töö austamisest. Teiste ettevõtjatega suhtlemine siin on nagu andnud veelgi julgust juurde. Ettevõtlus Setomaal paljuski on mitte niivõrd siis raha teenimine, mis on ka loomulikult eesmärk, sest ära tuleb elada, vaid paljuski on elustiil. Et kui sa oled leidnud endale südame järgi tegevuse, siis see fakt, et sa saad maal elada, siin toimetada, sa elad sellest ära, ta toob mingigi toidu sulle lauale, siis see on omaette väga suur väärtus. Linnas on võib-olla see, kui sa alustad, et sa oled nagu väike ettevõtja, sa oled nagu mitte keegi, et aga siin on nii oluline see, kui sa hakkad mingit asja ise tegema.
et ongi täpselt me tunnetame seda, et see vastuvõtt on nagu hea olnud. Kõige parem on see, et vahepeal käid linnas ära, vaatad, kui hull seal tegelikult asi on. Et kõik sahmivad ringi, kõigil on kuskile kiire, et ei tekita omal stressi, liigselt stressi. Elad rahulikult. Kui ikka tahad, siis teed õhtul sauna ja kutsud sõbrad külla ja kui tahad, siis magad esmaspäeval kella 10-ni. Vajalik on olemas, nagu siin näha on spordisaal, kus siis mehed käivad korra nädalas korvpalli mängimas üle valla, kellel huvi on, naised käivad tantsimas ja jõusaal on kõigile ju tasuta, siis matkata, joosta või kepikõndi teha, siis need võimalused kõik on olemas, et Puljärve matkarada on niisugune, kus siis saab joosta ja kõndida, pluss siis kes tahab või ükskõik kuhu matkama minna. Olemas see motoringrada, kus toimuvad erinevad võistlused, et huvilised, kes on siis tahtnud, siis on eks neil siin organiseeritud siuke ring ka. Paljud hirmud on põhjendamata, sealhulgas internet-teede lahtiolek. Need on täna juba kõik tegelikult korras, et riigilt ootaks loomulikult remonditud teid, aga talihooldus, mis puudutab iga hoovi saamist aasta ringi, see on täna küll tagatud. Ühes osas on külakino, toimub lausa filmifestival, Soome-Ugri filmifestival sel aastal 2 korda ja näitame filme ja selle aasta plaanis on põhiliselt tahame näidata filme noortele ja lastele. Minu jaoks see stressifaktor on vähem siin. Et siin sa saad kuidagi nagu hästi palju energiat nagu nendest taimedest ja loodusest ja inimestest, kes sul ümber on. Valdkondi, millega siin tegeleda, on juba nimetatud lammas, aiandus, Riia Pihkva tee läheb siit mööda. Vaata, kui palju sõidab siit uhkeid Vene numbritega autosid Riia poole. Need on vaja kuidagi siin peatada ja neile midagi pakkuda, mingit teenust. Mina arvan, et kõik need, kes usuvad endasse, usuvad koostöösse, usuvad ühte ilusasse Eestimaa paiga looduspärandisse ja loodusega seotusse on oodatud ja omavad võimalust ennast siin teostada. Kui inimene on nagu sellel teel, mis ta peab tegema, ükskõik kus sa elad. Ning siis ma soovitaksin nendele, kes maale tahavad tulla, lihtsalt nagu mõelda, et mis on nende unistused, et mis sa elus tahad teha ja eks see siis tuleb. Habras haabias, palun sind, kuula sõitjaid, vette hing, kanna üle õhtuvee, üle laente südame, sõuame järvele kuukaare sees. Vesi on taevas, tähed on vees, saartest saab silmapiir
koidik on ees, sõuame järvele hõbesal vee. Siinpool eha ema piiri, hämariku hallakiiri. Haabjast meil saab hütsilind, haarab õhust vete hing. Habras, haabjas, palun sind.